No nii, nüüd siis proovi tegema. All right. Halloo? Noh, kedagi pole. Aga ei, tegelikult ma tean, et osa Jonni trummidest on kuskil Tallinna äärmiselt ebaolulise ööklubi tagaruumis luku taga. Linnu on Võsul, Raini ma ei ole veel kätte saanud, aga ta pidi elus olema igal juhul, see on hea. Ja tegelikult ei ole hullu midagi, täna on alles pühapäev. Ja kuna täna ma olen siin üksi, siis mõtlesingi, et võib-olla siis teeme mingi pulli. Võib-olla hoopis räägin meie viimase plaadi lugudest, kus nad algust said, miks nad seal on ja nii edasi. Okei. See on meie plaat Oh No, ilmunud aasta 2016, aasta rock album. Esimene lugu, Seagulls. See lugu tekkis ülikiiresti, sest et kuna need esimesed 3 plaati meil moodustavadki meie jaoks nagu mingisuguse terviku või triloogia, siis ma mõtlesingi, ja see oli esimene lugu ka, mis selle plaadi jaoks kirjutatud sai, et siis ma mõtlesingi, et see võiks rääkida sellest, mis meie esimese plaadi peal, nagu siin kaane peal toimub. Ja kui te kuulate seda lugu, siis sellest see räägibki. Meie lugu Heartstopper räägib sellest, et missugused erinevaid Hiina ilutulestiku rakette olemas on ja see ongi lihtsalt loetelu nendest. Ja see instrumentaalne osa tekkis meil ka hästi kiiresti, kuna me lihtsalt mõtlesime selle peale, mis tunne oleks mängida rongi peal, liikuva rongi peal seda lugu ja niimoodi ta lihtsalt saigi valmis. 3. on meie hitt Oh No, ja selle kohta väga palju rohkem ei olegi midagi öelda, kui ainult seda, et see oligi mõeldud nagu selle nii-öelda hitina. Ja ma selle demotasin kunagi üksi ka sisse, et teistele lasta hiljem. Ja kusjuures seda varianti saab siinsamas minu kanalil kuskil siin kõrval üles otsida. Järgmine lugu. Take 'em out. Take 'em out. Selle loo käik tuli mulle pähe lihtsalt puhtalt tänu sellele, et me olime päris palju igasuguseid eriti cheesy'sid asju välja mõelnud ja tahtsin lihtsalt meelega nagu nii-öelda sellist valet käiku välja mõelda ja sellist nagu natukene provokatiivset lugu kirjutada. Ja see tekkis ka ülikiiresti, see valmis see lugu. Järgmine lugu on Riot Disco. Riot Disco, kusjuures sellel lool oli, ma arvan, need on mingi 3. sõnad, mis sellele loole nagu loo ideele nagu peale üldse sai pandud ja seda me mõtlesime ikka ülikaua aega seda lugu. Ja mul on hea meel, et me tõstsime seda enne plaadi salvestamist igatpidi ümber ja otsisime nagu seda õiget varianti, et midagi tunduks liiga üleliigne, aga midagi oleks nagu puudu. Ja mul on hea meel, et me saime sellega piisavalt hästi hakkama, et sellele kui video tehti. Tšekkige, jumal kõva video on. Alchemy. Okei. See oli ka üks lugu, mis ei olnud üldse valmis ennem, kui me stuudiosse seda salvestama läksime. Aga sai valmis ja ülikõva lugu, seda on väga fun mängida. Ja selle sõnad, no ma arvan, et
see taust oli meil igal juhul valmis kindlasti, aga just see vokaalne osa oli see, mis ei olnud üldse valmis enne salvestamist. ja ma proovisin sinna igast erinevaid sõnu, aga lõpuks ma võtsin ennast kokku ja istusin maha ja kirjutasin sõnad lihtsalt, mis räägivad nagu inspiratsiooni saamisest. ma tean küll, et see on suht levinud võte, et kirjutad loo kirjutamisest, aga mulle täitsa pakkus huvi see, et üldse mõelda selle peale, kus need ideed nagu tulevad, kus see säde tekib ja siis nüüd see lõkke põleb igal juhul täie pasang. Selle loo see käik, nagu see põhikäik oli mul ülikaua kuskil arvutis tegelikult. Ma ei kunagi viitsinud sellest midagi edasi nagu aretada, aga ükskord lasin Linnule ja siis Linnu juba mõtles mingi et seal mingi loo vist teha. Ja kui Jon käis Tais, siis ma igal juhul ütlesin talle, et kui midagi ägedat nagu pähe tekib, siis kirjuta. Ja siis ta saatis mulle igasuguseid sõnu ja see Moon Bar nii-öelda, see ongi üks reaalne baar, see ongi reaalne koht. Ja need sõnad räägivadki sellest, mis seal toimus ja milline see umbes nagu oli. Aga seda teab tegelikult ainult Jon, meist igal juhul teab ainult Jon seda. Aga loodetavasti me saame sinna kunagi minna ja seda lugu mängima. Miks mitte? Hunting Cobras. Sellele loole tegi video meie sõber August Arustin. Ülikõva animaator, ülikõva teema. Aga see lugu ise on üks mõningatest, mis on tekkinud niimoodi, et me saame Rainiga prooviks kokku. Rain mängib bassi, ma mängin trumme ja siis me lihtsalt kütame nagu nii hullu, kui me suudame. Ja siis mingi jupi salvestame sellest ära ja siis ma pärast mängin sinna kidra juurde ja siis vaatame, mis saab. Ja see lugu sai valmis mingi, reaalselt mingi tunni aega, või ülikiiresti. Igal juhul järgmine päev oli see juba nii-öelda rösteris, juba hakkas küpsema. Ja kui teisttüübid seda kuulasid, siis me olime kõik kindlad, et see peab kindlalt plaadile minema. Labürint, mille töö pealkiri oli Parkla. Siis, kui see sõnu veel ei olnud. Miks ta Parkla oli? Võib-olla sellepärast, et selle loo nagu, ma ei tea, vibe veits meenutas mulle The OCZ lugu nimega, mis see oli? Joe Cutter Thumb Buster vist. Igal juhul tšekkige, teete üles küll, see on jumala kõva lugu ja ülikõva video, siis saate aru, miks see nimi Parkla on. Aga see käik oli ka tegelikult üsna nagu vana ja seda me oleme isegi nagu nii-öelda mingite teiste lugude lõppu hiljem nagu veits jamminud laivides seda põhikäiku. Aga loo, ma ei tea, kuidagi ta lihtsalt loksus paika ja kuigi me seda nagu väga tihti enam arvates nagu plaadi ilmumisest nagu pole nagu väga nagu mänginudki, siis tal on igal juhul oma koht see plaadi peal ja meie südametes. Can't take no more. Nagu ka see lugu, nii ka Moon Bar on need, kus on ka külalisesinejad. Moon Baris on Aleksander Vana Kosmikutest, kes mängib seda soolot sinna lõppu. Ja kui ta tuli siia meie sama proovikasse, kus me seda salvestasime, seda soolot. Ta tuli mingisuguse oma mingi vänniga
just tagant ta tassis paar mingit massiivset Marshalli kabinetti või mingisugust võimusi välja ja tõi kasti koduõlut ja siis me hakkasime salvestama ja mul tundus, et see volüüm läks nagu aina valjemaks, mis siin oli ja see oli ülikõva, see oli lihtsalt ülikõva ja Can't Take No More oli sama teema, et see lugu on ka, see käik on mingi asi, mida me oleme Rainiga kahekesi vist pendeldanud omavahel. Olime pendeldanud, ütleme siis. Ja üks suvi, kui me tegime bändilaagrit Võsul, siis me nagu nii-öelda mängisime selle linti, siis ta sai nagu mingisuguse vormi ja sellel oli hoopis teistsugune. Sellel oligi nagu nii-öelda refrään, aga kuna see hiljem tundus ikka veits cheesy, siis me võtsime selle ära sealt ja ehitasime selle loo ainult selle ühe käigu peale põhimõtteliselt üles. Ja kui ta nagu hakkas vormi võtma, siis esimest korda, kui me selle lõpukütte nagu ära mängisime, oli kohe nagu pilt selge. Jaanus Nõgisto peab mängima siin kidrasoolot ja me peame tegema selleks kõik, et ta nõus oleks tegema. Ja ma seebisin numbri ja helistasin talle, ta oli alguses natukene nagu kõhklev, aga siis ta võttis muga ise uuesti ühendust, ütles, et kuule, päris huvitav lugu on, et teeme ära. Ja siis ta tuligi sinna Peeter Salmena stuudiosse, kus me seda plaati salvestasime. See oligi, ma arvan, üks viimane õhtu seal, see oligi viimane õhtu seal, kui me seda tegime. Ja kui ta mängis oma neid, ta oli ise muidugi nii, et ma teen ühe veel, et see ei olnud päris see. Aga meil oli juba nagu mingi esimestest nootidest olid pisarad silmas, see oli lihtsalt nii kõva nagu. Ja sellel lool on ka tegelikult, need on Jonni sõnad. Ja need on tegelikult ka minu arust päris vanad sõnad, et Roadkiller on üks selline tore lugu, mille see nagu nii-öelda see salmikäik tegelikult on ka üks esimestest, mis nagu peale eelmise plaadi valmimist tekkis ja mille pärast me mõtlesime, et okei, et see on selline vibe, mis nagu mõnes mõttes dikteerib järgmise plaadi lugude nagu siukse karakteri ja me isegi omavahel siiamaani kutsume seda vahel horroriks ja isegi terroriks ja Labürint näiteks oli Terror 2 ja hiljem Parkla siis. Aga Roadkiller, kusjuures selle loole pani nime Jüri Mutika, kes oli meiega Võsul bändilaagris kaasas, kui me seda mõtlesime ja nende sõnadega me ka kuidagi Jonniga vist kahe peale pussisime nagu päris pikalt, et mingisugust vibe'i saada kätte, nagu meil silme ees oli selline mingisugune psühhopaat igal juhul sõitis mööda maanteed kogu aeg ringi seal selles vaimusilmas meil. Ja selle looga oli ka see, et päris pikalt tegelikult nagu niimoodi tõstsime seal mingeid asju ümber ja tegime mingid osad pikemaks ja siis oli neid slaide oli seal, vahepeal oli ülipalju, nüüd on ainult 2 kohta ja ma ausalt öeldes ma ei mäletagi, miks me selle loo nagu plaadile viimaseks panime. Ilmselt sellepärast, et ta kuskil mujale nagu ei tundunud õige. Jah, et kas nagu lõpetada natuke mõrudama või kurvema noodiga või siis, ma ei tea, Metsiku hobuse seljas püsti mäed tippu ratsutades. Üks asi veel. Et tavaliselt meie nendest nii-öelda thank you listides selliseid väga müstilisi tegelasi, siis
no ma kõigist ei hakka kindlasti rääkima, aga ma arvan, et kui keegi teist on üldse mõelnud, et miks see jänes seal on, siis tegelikult oli selle asjaga niimoodi, et siinsamas meie proovika nagu nii-öelda selles fonotoas, kui ma laulsin viimaseid päkke sisse ja me saime viimase asja tehtud, siis sealsamas õues lihtsalt jooksis üks jänes mööda. Ma ei tea. Noh, tegelikult jänesed nagu jooksevad vahel linna vahel ka ringi. Aga meie jaoks see oli nagu siuke, selge. Kui me teist albumit salvestasime nimega Passion of Pleasure, siis väljas oli jõhker torm, välku lõi, salvestasime kidrasid linnuga siin 2 ja noh, see on see plaat, kus on mingi, ma ei tea, 86 tracki kidrasid umbes. Ja ma ei mäleta, mis loo ajal see oli, aga see oli ka umbes niimoodi, et üks nagu viimaseid asju, mis oli vaja teha, siis käis rits lütakas ja siit hakkas sellest pistikust tossu lihtsalt tulema. Siis me korraks nagu lülitasime igaks juks kõik asjad välja ja siis tegime edasi. Siin praegu ka mingi kärsa ees. Aga tänan tähelepanu eest. Meil on põhimõtteliselt 3 päeva veel jäänud. Hakkab juba põnevaks minema. Homme näeme.